Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Vaatame nüüd, mida toob aasta 2026 lõvidele. Teie jaoks siis suured muutused, Neptuun ja Saturn vahetavad meil märki ja toob siis uusi tuuli. Algab pikk tsükkel ja teie jaoks siis võib-olla seotud vanade arusaamadega, tõdedega, mis enam teid ei motiveeri. Kui te olete siiani olnud sellise jäiga maailmavaatega, siis 26 aasta hakkab järjekindlalt seda lahustama, mis enam ei sobi. Sobivad siia väga hästi selline looming, vaimne laienemine, kirjutate näiteks raamatut, blogi, teete kursuse või siis õpite midagi või õpetate näiteks, et saate siit palju inspiratsiooni. Ja Saturn siin juures annab ka struktuuri, et võib küll tuua kaasa sellist väga sügavat ja nõudlikku perioodi, kus te olete sunnitud oma uskumusi, maailmavaadet nagu tõsiselt üle vaatama, aga lõpuks viib see palju küpsema ja autentsema eluni. Siis mina soovitan tegeleda siin siis võib-olla ka näiteks juriidiliste tegevustega tuleb tegeleda, toob neid kaasa või siis hoopis välismaaga pigem kasutada seda näiteks ära pikaajalistes õpingutes, need sobivad siia väga hästi, et minnagi näiteks ülikooli ja kasutada seda seisu siis seal ära. Et 30. juunist läheb Jupiter teie märki, mis ka ütleb mulle, et Jupiter on selline õppimise ja laienemise märk. Ütleb, et algab teie jaoks uus tsükkel, mis soosib ka õppimist, õpetamist ja võiks öelda, et üks kõige positiivsemaid transiite üldse, toob kaasa ka sellist isiklikku kasvu, enesekindlust, uusi võimalusi päris kindlasti, saategi avastada oma potentsiaali, võttagi nii-öelda juhtimise enda kätte ja kindlasti õppige uusi oskuseid, võtke vastu uusi väljakutseid, reisige palju, tutvuge uute kultuuridega, lugege inspiratsiooni andvaid raamatuid, vestlelge filosoofilistel teemadel ja seadke siis need õppimiseesmärgid, otsige omale häid õpetajaid või mentoreid ja jagage ka õpitut siis teistega. Ärge siis liiga entusiastlikuks ka minge, et liiga palju ülesandeid ei sobi siia. Olge siis realistlik oma hinnangutes ja igal juhul väga positiivne aeg, pakub väga suurt kasvu ja arenguvõimalust ja on võimalus siis avastada oma potentsiaale ja julgemalt siis ellu vaadata. Ja Uraan 26. aprillist läheb meil kaksikute märgi ja teie puhul muutuvad siis võib-olla need sõpruskond, grupid, kus te olete siiamaani olnud, hakkate vaatama, kes on päriselt teie sõbrad, kes on teie inimesed ja toob siis võib-olla rohkem just läbi reisimise seikluste selliseid inimesi, kes toovad teile õnne ja võimalusi, et pigem valite sellise aususe ja vabaduse tee ja sealtkaudu tekib siis ka uusi kontakte juurde. Ehk siis sõpruskond kindlasti muutub. Aasta jooksul on meil Veenus retros oluline aeg, 3. oktoober kuni 14. november ja teie puhul siis kuni 25. oktoober on Veenus liikumas retros teie pere, kodu kinnisvarasektoris, mis tähendab seda, et tuleb tegeleda võib-olla minevikus olnud probleemidega, mis on seotud siis teie kodu või perega. Kui te olete näiteks varasemalt alustanud remondiga, siis siin tuleb see lõpule viia ja kõik muud sellised asjad, mida te võib-olla arvasite, et on juba lahenenud, näiteks mingisugused pereliikmetega seotud mured, siis need võivad siin uuesti teie ellu tagasi tulla ja saab seda siis uuesti veel paremini teha. Ja tuleb siis vaadata võib-olla ka rahalised asjad üle, mis puudutavad kodu, et palju te millelegi kulutate, kes mille eest vastutab, teha korda kõik see, mis on siis katki ja rääkida võib-olla ka otse oma pereliikmetega, et milles siis päriselt probleem on, need asjad sobivad siia.
aga ma ei teeks siin selliseid suuri koduseid oste ei mööblit ega ostaks näiteks kinnisvara või üldse teeks nagu selliseid kolimise otsuseid. Ja alates 25. oktoober kuni 14. november siis Veenus liigub teie 3. majas ja oluline on see, kuidas te räägite, mida te lubate. Ja siin tuleb ka siis asju üle vaadata uuesti, võib-olla ka näiteks naabritega seotud probleemid tulevad uuesti esile või õdede-vendadega seotud uued mured, mis tuleb siis ära lahendada. Ja meil on ju ka Merkuur retros 24. oktoober kuni 14. november, ehk siis ikkagi ärge tehke uusi alguseid, parandage vanu asju, selleks sobib see väga hästi ja alles peale siis retro lõppemist novembri lõpus alustage uusi tegevusi. Marss liigub kuni 23. jaanuar teie töö ja tervise sektoris, mis tähendab seda, et tööalaselt võib-olla suudate siin palju ära teha, olete praktiline, tahate tulemust näha ja olete võib-olla siis altim rohkem tööl ära tegema. Ja samas võib olla siin ka konflikt töökaaslastega, olete rahulolematu näiteks, peate kellegi eest midagi ära tegema ja see ärritab. Need ka on siin võimalikud väljendused ja kindlasti tahaksin töötada rohkem üksinda, tahaks ise otsustada, need asjad sobivad siia hästi, ehk siis otsige sellist iseseisvat tööd võimalikult palju, võib-olla vältige rohkem siis seda meeskonnatööd sellel ajal ja tegelege ka oma kehaga, ärge pingutage üle, ärge tehke nii palju tööd, et see väljendub haigusena lõpuks, et see haigestumise risk on siin palju suurem ja võib-olla pinged ka kuhjuvad füüsiliselt. Rohkem on võib-olla selliseid õnnetusi, palavikke, infektsioone, et jälgige siis oma keha. Ja ärge siis töötage üle ja 23. jaanuar kuni 3. märts Marss liigub teie siitmidesse majja, ehk siis partnerlus, koostöö, need nõuavad rohkem tähelepanu, olete valmis sinna rohkem energiat panustama. Võib muidugi Marss tekitada siin ka sellist tunnet, et ma tahaks ennast rohkem kehtestada. Tegelikult tuleks siin ikkagi teha kompromisse, koostööd, sellepärast et energiad liiguvad siin rohkem partnerluse kaudu, ehk siis te jõuate palju rohkem või saavutate palju rohkem läbi teiste inimeste. Ja tehke siis koostööd ja ärge siis unustage, et siin on ka ikkagi kuni 26. veebruar kuni 21. märts on retro Merkuur, ärge siis päris uusi asju algatage selles ajavahemikus, vaid parandage siis vanu asju ja koguge informatsiooni ja peale retro Merkuuri lõppu siis alles alustage. Ja 17. veebruar on meil ka päikesevarjutus, väga oluline aeg järgnevaks pooleks aastaks. Teie jaoks väga suured muutused jällegi partnerlussuhetes. Et siin võib midagi lõppeda ja samas ka uus alata, on see uus suhe, uus leping, uus partnerlussuhte roll, ehk siis vana kaob ära ja teeb ruumi uuele. Tihtipeale on see selline klassikaline kas siis abieluaeg või ka lahutuse aeg, et siin võivad olla ka jällegi mingisugused tervise muutused, rollimuutused ja hakkate siis paremini nägema, kellega te koostööd teete ja kus see teie nii-öelda suhe on. Ja sellele toetudes siis saate teha ka muudatusi, aga päris kindlasti toimub siin partnerluse suur muutus järgneva poole aasta jooksul. Ja see võib hakata tegelikult tööle juba ka enne seda varjutust, vähemalt 6 aega ennem, ehk siis juba sealt jaanuari keskpaigast võite hakata nägema, kuidas partnerlussuhted hakkavad muutuma. Ja 3. märts kuni 10. aprill on Marss kalades. Teie jaoks selline väga jällegi sügava transformatsiooni aeg, hästi intensiivne just ühisvaras. Võib tuua ka psühholoogilisi protsesse, transformatsioone, kõik, mis puudutab ühist raha, võlgasid, makse. Seal on intensiivne aeg, sellega tuleb tegeleda, mis iganes see siis tähendab. Kas siis aktiivselt
otsite võimalusi, kuidas ühisvara muuta, näiteks tegeletegi kinnisvara müügiga, see sobib siia kenasti. Ja muud sellised ühisvara teemadega tegelemine ja võib-olla partnerluses siis rahastuse otsimine näiteks sobib ka siia väga hästi. Jällegi tuletan meelde, et kuni 20 märts on meil Merkuur retros, nii et sellel ajal alates 26 veebruar ärge siis tehke uusi alguseid, ärge võtke laenu, koguge informatsiooni, tehke ettevalmistusi ja peale seda alles alustage uute asjadega. Ja 3. märts on meil ka kuuvarjutus, ehk siis see toob kõik nähtavale, mis on teie jaoks seotud teie sissetulekutega. Ehk siis jällegi, ma hakkan hästi nägema kõike, mis toimub minu finantsseisudes. On see siis teie töökoht, teie sissetulekud muutuvad, kas ma müün ennast liiga odavalt näiteks või ma elan näiteks üle oma võimete, et kõik sellised raha puudutavad küsimused, need tulevad päevavalgele. See võib tekkida ka mingi konflikt teiste inimestega, mis puudutab teie sissetulekuid, võib olla ka näiteks partner kaotab töö, kõik sellised raha puudutavad küsimused, need tulevad hästi nähtavale. Ja see kõik paneb teid siis nägema, kui tugev on teie finantsolukord. Ja saate selle põhjal siis ka paremaid otsuseid teha. 10. aprill kuni 19. mai Marss liigub jääramärki ja energia muutub rohkem selliseks õpetamisse, maailmavaate jagamisse, õppimisse, reisimisse, et väga hästi sobib siia kirjutamine, õpetamine, võib-olla tahate oma ideid teistega jagada, ärge neid siis liiga tugevalt teistele peale suruge, et see teie idee ei pruugi olla see ainus õige, aga sobib väga hästi reisimine, õppimine, ka juriidilised teemad võivad siin üles tulla, on vaja tegeleda nendega, et sellega ka tasub siis arvestada. 19. mai kuni 29. juuni Marss liigub 10. maiadel, läheb sõnnimärki ja energia läheb rohkem oma sellise, tekib ambitsioon, tahaks saavutada midagi, tahaks karjäärialaselt midagi ära teha, tööviljakus kasvab, iseseisev ettevõtlus tuleb teemaks, kui te olete sellele ka varem mõelnud, siis siin on tunne, et nüüd ma tahan hakata sellega tegelema, tegutsen selle nimel, et seda siis saavutada. Ja noh, tuleb siin arvestada sellega, et tuleb ka teiste vajadustega arvestada ja võib-olla ei tasu siis ülemusega või autoriteetidega tülli siin minna või selliste vanemate inimestega, et pigem viige siis huvid kooskõlla nende inimestega. Leidke omale iseseisev projekt või alustagegi selle ettevõtlusega ja töötage siis nendega, kes teid saavad aidata. See sobib siia väga hästi, hästi produktiivne. 29. juuni kuni 11. august Marss liigub 11. majja teie jaoks ja rohkem läheb energiat siis kollektiivsesse tegevusse, tuleviku eesmärkidesse, sõpruskonda, sotsiaalsed tegevused aktiviseeruvad, tuleb teha rohkem koostööd, leida siis see tasakaal enda ja teiste huvide vahel, aga meeskonnatöö kaudu saavutate oma eesmärke palju tõhusamalt. Ärge tehke siis üksinda midagi, on vaja õppida oma vajadusi siis koordineerima ja otsige sobivaid inimesi, kellega koos töötada. Ühised projektid, spordi tegemine sobib hästi ja selline meeskonnatöö on võtmesõna. Ja siin jällegi Merkuur on meil retros 30. juuni kuni 24. juuli. See tähendab seda, et päris uusi asju jällegi ei alustaks selles ajavahemikus, vaid et teeks seda siis hiljem, kus on siis retro juba läbi. Ja võib-olla siis tunnete ka, et tahaks rohkem nagu vähem sellel ajal ka sotsiaalne olla, et see kuidagi kurnab rohkem.
11. august kuni 27. september Marss läheb teie 12. majja ja siit tuleb jällegi sellist rohkem võib-olla väsimust, olete sellest sotsiaalsusest ära väsinud, tahaks rohkem nii-öelda kardina taga tegutseda, tahaks taastuda ja selleks see hästi ka sobib. Ja tahaks olla tagaplaanil ja tegeleda võib-olla alateadlike mustritega, minnagi kusagile loodusesse, olla omaette, mõelda, mida te edasi tahate teha. Ehk siis nii-öelda võtta rohkem puhkust ja taastumist, et see augusti teine pool sobib hästi puhkama minekuks, olge rohkem looduses, vee ääres ja olge üksinda ja siis 28. septembrist kuni 26. novembrini, kus Marss läheb teie märki, vot siis tuletegi puhkuselt tagasi ja tunnete, kuidas on energiat, olete läbi mõelnud, millega te tahate edasi liikuda, olete asjad paika pannud, ära planeerinud ja siin on rohkem energiat, jõuate midagi ära teha ja kaitsete oma õiguseid ja keskendute siis oma vajadustele rohkem ja selleks see siis ka sobib, teised ei pane seda pahaks. Püstitate siis omale eesmärke ja hakkate siin nende poole püüdlema, see sobib. Samas me peame arvestama, et Veenus on meil retros 3. oktoober kuni 14. november ja Merkuur on retros 24. oktoober kuni 14. november. Ehk siis need on need ajad, kus ikkagi ärge veel päris uute asjadega alustage ja tehke seda siis seal novembri päris lõpus, kui on retrokraadid läbi. Ja peale 26. novembrit Marss liigub teise majja, ehk siis palju energiat saate kasutada oma sissetulekute teenimiseks. Võib-olla leiate lisasissetulekuid, selleks sobib hästi, igal juhul palju energiat saab kulutada raha teenimiseks, materiaalse olukorra parandamiseks, sissetuleku suurendamiseks ja sealt tulevad ka märkimisväärsed tulemused. Ja kui te seate siis selged prioriteedid ja olete aktiivne, siis tuleb ka tasu. 12. august on meil päiksevarjutus, mis on teie jaoks ülioluline, sest et see tuleb teie enda märki, ehk siis tegelete rohkem iseendaga, siin võib olla siis vajadus tegeleda järgneva poole aastaga oma kehaga, oma välimusega. Ehk siis terviseteemad võivad siin päevavalgele tulla, nendega tuleb tegeleda, kui neid seal vähegi on, siis need hakkavad siin välja paistma ja võib olla ka palju sellist partneritega tegelemist, et kuidagi kas avalikkuse pärast või ka kui me räägime tervisest, siis arstid tulevad siin teie ellu. Et päris kindlasti saab olema ülioluline poolaasta vähemalt alates siin 12. augustist ja see tegevus tegelikult kõik võib alata ka juba varem. Need varjutustel on ka mõju juba varem, kui nad tulevad ja 28. august on meil siis kuuvarjutus ja jällegi toob päevavalgele väga suuri muutuseid, tegevusi, siin on tavaliselt mingisugused suured lõpud, algused, tegeletakse, kui see nüüd on tervisega näiteks seotud, siin oletame, et päiksevarjutus 12. august tõi kaasa mingisuguseid terviseprobleeme, siis siin võib olla aeg, kus te saate aru, et te vajate näiteks operatsiooni. Aga siin võivad tulla ka partneri sissetulekute teemad tulevad päevavalgele, kindlustusjuhtumid, päranduse teemad, et te hakkate neid asju nägema, kui seal midagi on ja sealtkaudu siis võivad tulla ka mingid uued otsused, et te võtate näiteks laenu või refinantseerite hoopis või tegelete muude maksu- või võlaprobleemidega või siis tegeletegi päranduse või kindlustusjuhtumitega, et nendeks tuleb olla siin siis valmis. Selline saigi siis teie aasta 2026 kokkuvõte. Ma väga loodan, et saite siit natuke näpunäiteid ja soovin teile väga ilusat uut 26. aastat omalt poolt.